tänan sind sinu sõna eest. Ava meie kõrv kuulma. Kallis Püha Vaim, tule ja ilmuta meile sinu sõna, sinu jõudu, sinu väge. Puuduta meid, haara meid oma sõnaga, issand, täida meid ja anna meile tähelepanu, anna armu sinu vaimu juhtimisele ja eraldada talle tähelepanu ja aega Jeesuse nimel. Ma loen lihtsalt nagu Efesuse kirja, siin on meile Jumal andnud teada aegade algusest ühe saladuse, mida võib-olla mina olen tõlgendanud omal ajal valesti, arvates, et mina toon inimesi Kristusesse. Siia on kirjutatud nii, et Jumal tundis neid, keda ta kutsunud on enne maailma rajamist. Ma loen siis armu teile rahu Jumalalt, issandalt, Jeesuselt Kristuselt, Efesuse 1, 3. salm. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. See on ikka väga võimas. Ütle kõige, kui tahad. Nõnda, nagu ta meid on Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde. Ette määrates, siis kui me ei olnud sündinud. Oma tahtmise healt meelt mööda oma armu kirkuse kiituseks, mille ta meil on kinkinud selles armastatus. Selles armastatus on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema armu rikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Kujutad ette, sind on ülirikkalikeks tehtud kõiges tarkuses ja arukuses. Ta on teatanud meile oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks. Et Kristuses võtta kõik kokku, mis on taevas, mis on maa peal. Temas me oleme saanud liisu osa ette määratud kõigest toimivat kavandamist mööda, kus Jumalal on ikka plaan, ma ei tea, 6-7 tuhande aasta peale või mille iganes, tema tahtmise nõu järele, et me oleksime tema armastuse kiituseks. Sa oled tema armastuse kiituseks, oled sa mõelnud selle peale? Kes me varem oleme lootnud Kristusele. Temas oleme ka sellest ajast peale, mil saime kuulda tõe sõna oma pääste evangeeliumi ja kellest teiegi saanud usklikuks olete kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Sa oled kinnitatud, tõotatud püha vaimu pitseriga. Ma rõhutan selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks. See, sõbrad, on Jumala plaan teie ja meie ja inimeste jaoks. Ja see on meile näidatud ette, see on ilmutatud tema sõna läbi ja kõik, kes tema sõna loevad, näevad enda kohta käivat seda, et tema on juba ette kutsutud olnud aegade algusest. Ja see kutse on sinuni jõudnud, ma ei tea kelle kaudu, aga ometi see on vormistatud ja sind on arvatud väärt olema sisse kutsutud tema kuningriiki ja tema lapseks nii-öelda siis ütleme juriidiliselt vormistamast, sest ta on tundnud sind juba enne selle maailma loomist, teinud, valmistanud, seadnud sulle elu, ajastu ja sammud, see ei ole lihtsalt kogemata 21. sajandis, vaid ta on see ette teadmist mööda tehtud. See on oluline selle sõnumi juures praegu, see eeljutt, et tema teadis sind varem. Ja nüüd laul 105, ma loen siit ka mõned mõtted juurde. Ja siin on öelnud, et tänage issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod.
see ei ole nii väga soovitus, pigem nagu korraldus. Tehke teatavaks rahvaste sees tema teod. Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest, kõnelge temast, et au võiks tulla temale. Kiidelge tema pühast nimest ja rõõmutsegu nende süda, kes otsivad issandat. Mõtle, kui huvitav salm, rõõmusta. Kui vahest on depress ja värk ründab ja mingi asi, sa võtad lihtsalt, hakkad mõtlema Jeesuse peale. Mõnikord ma lähen magama, sellised depressiivsed mõtted tekivad, ma ei tea, kas kuskilt sealt ruumist, kojast või millestki. Ja ma hakkan mõtlema Jeesuse peale ja ma mõtlen selle peale, et tuleb. Tal on selline ülp ümber või selline kirjutatud ustav sinna peale. Ta on sellise ratsu seljas. Ta on päästja ja vabastaja ja tema käes on taevavägi ja kõik see jura kaob ära, hävineb nagu polekski teda olnud. Ma saan lihtsalt avada rõõmustamise kanali endale tema suhtes. Et minu süda võiks rõõmustada temast ja minu süda peaks ja võiks seda otsida. 4. salm ütleb, nõudke sõbrad, no mitte kristalli ja relvaga, nõudku teie süda Jumalat. Kas Jumalat saab nõuda? Jah, kui vaimne maailm seisab vastu, nõua, ära lepi sellega, et sa ei nõua teda. Nõua teda siis, kui tahad ja siis, kui ei taha, et sa järsku hakkad tahtma. Nõua teda ja tema võimsust. Nõua tema võimsust. Kui sa nõuad tema võimsust, sa oled nagu piiritu, sa oled nagu suurendatud ja paljundatud, sest järsku sul on osa Jumala võimekusest ja Jumala väest ja Jumala toimest ja sa lülitad sisse nagu imede kanali oma elus, uskumatu osa, sa vabastad uue võitmise, kõik mida sa vajad on tulemas Jumalalt, kui sa ootad, usud ja otsid tema valet, otsige alati tema valet, otsige alati, kui me otsime tema valet, kui me ei kaota tema valet, kui me käime tema valge valgus, näitab meile teed, me teame otsuseid, mida teha, me teame, mis jätta, mis võtta, mis teha, me näeme, kuidas meie elu järg hakkab paranema, muutuma ja me läheme üles taeva poole, meid ei venita keegi alla, vaid me tõuseme üles, sest tema pale on see, mis särab meie kohal, mis toob meile au ja annab meile jõu ja tugevuse, halleluuja. Ja kui me meenutaks tema imetegusid ja imetähti ja huulte otsuseid ja Abrahami sugu, Jumala valitud lapsed, sest tema on teie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool. Ma ei lähe siia sügavamalt, sest et me leppisime väikse aja kokku, aga ma võtaksin siit nüüd juurde lihtsalt, ma arvan, et Jesaja 12:8, mis on selle viited, et kiidelge tema pühast nimest, kõnelge tema imedest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Jumalat. Jesaja 12:4 vist oli see. Ja Jesaja 12:4. Sel päeval sa ütled, ma tänan sind, issand. Sa olid küll vihane mulle, aga su viha pöördus ja sa trööstisid mind. Kas kedagi on ka, kui Jumal kunagi trööstinud ja kedagi on Jumal ka kunagi pahandanud? Vaata, teine salm, Jumal on mu pääste. Trööstiv pääste. Jumal on mu pääste. See on võimas. Ma olen julge ega karda, sest issand on Jumal. Ta on mu tugevus, ta on mu kiituslaul. Ta oli mu päästja. Ma olen julge ega karda. Tahad sa öelda minuga koos? Ma olen julge ega karda, sest issand Jumal on mu tugevus ja kiituslaul. Tema on mu päästja. Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist. Ja sel päeval te ütlete, tänage issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, tunnistage, et tema nimi on üle kõrge. Ülistage teda, sest ta on teinud suuri asju,
saagu see teatavaks kogu maal. hõiska ja rõkata rõõmust siiani elanik, sest Iisraeli püha on teie keskel suur. sõbrad, mõnikord sõltub see meist, kui suur on Iisraeli Jumal meie keskel, kui tõsiselt me võtame teda, seda suurt jõudu, mis on meie potentsiaalne elu, tugevus ja kiituslaul. Halleluuja. Ma lähen siit edasi viidetesse, mis annab mulle siis vastavalt Johannese 4:14 ja 7:37. Johannese 4 ja 14. Ma võtan 11, 10, võtame 10, kui lubate veel. Kui sa ainult teaksid Jumala kinki ja kes see on, kes sulle selle annab, kes ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda ning ta annaks sulle elavat vett. Naine ütleb talle, issand, ämbrit sul ei ole, kaev on sügav, kus sa selle elava vee siis võtad? Ega mina ole suurem kui meie isa Jaakob, kes andis meile kaevu ning jõi sellest ise, samuti pojad ja ta kariloomad. Jeesus kostis talle, igaüks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune iialgi, vaid vesi, mida mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Igavesse ellu voolavaks allikaks. Aga pühade viimasel päeval 7:37 suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti, kellel on janu, see tulgu mu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust voolavad elava vee jõed. Seda ta ütles vaimu kohta, kelle pidid saama uskujad, sest veel